Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna ma tahaks teha näki leibade rulle, näkileiva rulli. Ja siin on ostetud kaubandusest mul sellised näki leivad, neid on 200 grammi. Ilmselt Soome toode, mis ta muud. Siis on selline hea kanapuljong, Food Studio tehtud, siin on 350 milliliitrit peaks olema siin. Tähendab, need leivad ma leotan selle puljongi sees. Siis on võetud mul 400 grammi toorjuustu, see on maitsestamata. Ja muidugi maitserohelist, ma üritan maitsestada maitserohelisega, till, sibul, petersell. Need ma hakin ära, segan siia sisse ja kui need on parasjagu ligunenud pehmeks, et nii pehmeks 10-15 minutit, et neid saab juba keerata rulli, nii pehme juba, siis ma määrin selle toorjuustu sinna peale, keeran rulli ja panen siis külmikusse 2-3 tunniks hanguma. Ja siis peaks saama neid siis näksida. Mina näen neid leibasi nagu esimest korda. Räägitakse, et need pidid ka laiemad olema, et siis kui rulli keeratuna pärast tuleb lõigata siis nagu parajateks ampsudeks, aga siin ilmselt ei ole vaja midagi. See keerab kohe kokku, see peaks paras amps olema. Aga proovime, katsutame. Nii, ja selleks siis ma võtan selle toorjuustu, ma panen siia segamisnõusse. Lisan siis juurde siia hakin maitserohelise, see on mul pestud ja paberrätikuses kuivatatud. See on selleks, et see ei jääks see laua külge kinni, see maitseroheline. Ma üritan seda küllaltki peeneks teha. Jämedad varred ma jätan supi jaoks. Neid ma ei hakka siia leivad peale panema. Ma peenema hakin ära. Nii, ja see läheb siia siis sisse. Ja selle ma üritan siis nüüd segamini segada. Muidugi võib panna siia ka küüslauku. Ilmselt ma panengi natukene küüslauku talle ka. Ma lauale ei pannud, aga ma kohe toon. Ja pigistan selle küüslaugu pressist läbi, et ei oleks neid tükke. Nii, see on küll olemas. Nüüd ma lähen toon küüslauku. Kui teil ei ole küüslaugu pressi, mida ma ka praegust momendil ei leia, mul on olemas selline taldrik, see on nagu riiv ja riivin selle küüslaugu siin taldriku peal ära peeneks selliseks. Ja siin viimase otsaga näed, saab küüsi ka
riivida juurde. aga noh, see viimane. Ja nüüd ma selline laatadel müüdi selline silikoonist abivahend, millega saab selle küüslaugu siit siis selle vahelt nagu välja kraapida. Enamuse. Nii, ja nüüd on siin ta pandud siia sisse. Ja nüüd ma segan ta siis korralikult segamini. Siis peaks saama siia maitset parasjagu sisse. Nüüd hakkas tulema lõhna. Et see tõesti see toorjuust on nüüd maitsustatud. Noh, näete selline. Nii, ja nüüd ma hakkan siis leotama neid näkileibasid. 10-15 minutit peaks see aega võtma. Nii. See nüüd on olemas. Ilmselt selle need näkileibad peaksid välja saama. Ja üks variantidest, et ma mõtlen, et ma panen nad siia, lahutan nad siia kandikule. Siin on üks pool selline siledam, teine on nagu natukene karvasem. Nüüd, kui ma panen siia karvase poole, äkki siit ei imbu nii palju läbi, võib-olla. Et kui ma panen siia poole, pärast võib-olla ma pean keerama nad ringi, võib-olla. Ma arvan, et siin on nagu, ta ei ole nii koorik peal ja siis siit ta võib-olla läheb paremini, kiiremini pehmeks, võib-olla. Ma saan siia panna näete 2 rida, üksteise kõrvale. Ja siis on seda võimalik, seda puljongit, kas siis panna peale, kas siis pintsliga määrida. Mina üritan täna teha pulverisaatoriga. Ja kui see ei õnnestu, siis ma teen pintsliga. Aga siis ma peaks nagu igat seda kinni hoidma, et pintseldada. Ta ei püsi muidu paigal. Aga pulverisaatoriga võib-olla õnnestub mul paremini, võib-olla. Ma olen selline rahutu hing. Ma tahan ikka eksperimenteerida, et saaks mugavamini, kiiremini. No nii, 2 rida, 2, 4, 6, 8, 9, 18 tükki on siin valmis pandud mul. Nii, ja nüüd ma üritan selle mahla või puljongi õigemini lahti saada ja siis võib-olla pean teda natukene loksutama ka. Neid puljongi püüakse Selveris igal pool suuremates kaubanduskeskustes. Need on kõiksugu variante. Nii. Ja ma vaatan, kuidas mul õnnestub teda nüüd kallata niimoodi, et ta kuimas ja pudelist ei saa piustatud, siis ma hakkan pintsliga tegema. Aga mulle tundub, et ma saan piustada. Puljongiga ei tohtivat koonderdada. Et muidu see ei imbu läbi ja siis ei saa need leivad ei lähe pehmeks
ja siis ei saa neid rulli keerata. Ta ilmselt murdub. Nii. Ja nüüd ma siis üritan pritsida siia peale ohtralt seda. Lootes, et see imbub see sisse see puljong. Viis minutit on ta ligunenud, siit poolt on ta ilus, aga teiselt poolt on kõva. Järelikult ma keeraks nad teised küljed. Et siis saab nagu teiselt poolt ka. Siin on praegust näete kuiv see pool. Nagu ikka tänapäeval on see linnainimestele, kellel on väga palju tööd ja elu kiire, siis need puljongid ongi mõeldud selleks, et aega kokku hoida ja kauplusest saab osta selle valmis puljongi ja pärast ei pea te hakkama siin keetma. On hea, kui teil on keedetud valmis puljong, aga kui ei ole, siis on kapist hea võtta ja kohe teha. Nagu antud juhul täna minul. Näete, siin ma proovin ka selle variandi, et kallasin selle puljongi siia kaussi ja nüüd pintsliga. Nad püsivad praegust võrdlemisi rahulikult paigal ja kordamööda viin neile kihi seda puljongit peale. Et ta oleks võrdlemisi pehme, me saame teda vahepeal nagu katsuda ka, kas ta annab keerata või ei anna. Ta on mul seisnud praegust kuskil 10 minutit on juba seisnud, aga ta on päris hästi kuivatatud, et ta ei ole veel nii pehmeks muutunud. Sest ma kardan, et ta läheb, ei anna keerata ja siis läheb katki. Aga teine asi on ka sees, kui me katame selle peale, selle juustu, et me kohe ei hakka keerama, et ta natuke aega seisab. Ja siis alles keerame. Ka nii on variant olemas. Nii, ja need ülejäänud, mis mul siin pakist üle jäid, need ma panen taldrikule vette ligunema ja vaatame juba selle puljongi sisse. Aga seda puljongit on mul nii vähe järgi jäänud, et kas mul õnnestub siia panna. Ma katan ta vahepeal kinni jälle selle kandikuga, teise kandikuga, et ta nii palju ei aurustuks. Nüüd on ta 20 minutit siin kandiku all seisnud, ma arvan, et ehk on pehme. Ja vaatame, kuidas ta nüüd annab, kas ta annab juba keerata. Jaa, näete. Näete, annab keerata. Nii. Ja nüüd kas määrida siia poole või teisele poole. Nüüd on siis see küsimus. Näete, pehmed, täitsa pehmed on. Ma tahaks määrida siia pehme poole peale, et see väljaspoole jääks siis selline ilusam külg. Üks variant on, nüüd ma vaatan, et ma panen need üksteise peale, siis on äkki need kõrgemal ja äkki kergem määrida, sest vaevalt mul siin õnnestub, aga proovime kõik variandid läbi. Nii. Ja nüüd ma võtan siit seda kreemi ja vaatan, kas mul õnnestub ühtepidi või teistpidi, kuidas mul siit ta ei tule nüüd hästi lahti, vaatame selle. Oot, see oli teine asi. See on teine asi. Et iga asi peab olema valmis ja kui ta on ostetud, siis ta peaks nagu kasutama ka seda. See võileiva, et ega ta, need käed on ka sellised, nagu kogemusi ei ole neil ja
kuidas oleks parem tõmmata seda paksu võõpa. Ja kui meil nad rulli keeratud, siis ma panen külmkappi. Vaatan, kuidas mul õnnestub. Äkki nii on parem. Nii oli ka hea. Eks te proovite ka, kuidas teil parem on. Nii. Ja nüüd siis peaks ta kokku keerama. Ja ilmselt see lõikekoht siis alla poole. Nüüd ta peakski nii olema. Ja ma panen ta siis siia kandikule. Ilmselt siin käes jah, nad libiseb kõige vähem. Kes ei ole neid veel teinud, proovige teha. Ja ärge kartke, sest mina teen, näete, ka esimest korda. Ja kui mul õnnestub, siis ju siis teil ka õnnestub. Julge hundi rind pidi olema karvane ja rasvane ka veel. Nii, kandiku poolt said need otsa ja näed, siin nad ligunesid ka ära, see kõik see vedelik kadus kuhugi ära. Ja nüüd ma võtan juba need viimased ja panen siin, mul on segu ka kõvasti üle. Ma ei pea enam koonerdama. Natuke paksem kiht. Ju ta siis ikka, ma juba ühe vaikselt proovisin ära. Väga maitsev oli. Ja näed, ma keeran nüüd selle kokku nüüd niimoodi. Ja panen ta siia ilusti kandiku peale. Proovige ka ja kui teile meeldis minu video, siis sinna kastikesse pange, vajutage sõrmega. See teeb mulle suurt rõõmu. Ja küüslaugu pange ka kindlasti sisse, väga maitsev oli. Nõutada, nii tore. Kohtumiseni. Näete, kui ilus on. Sellised minu näki leivarullid suupisteks. Väga maitsvad olid. See on minu tänane töö ja palk ja kõik materjal läks ära, pakk näkileibasi 200 grammi ja 400 grammi toorjuustu, maitse roheline ja nüüd saab pere maiustada. Head isu!